Teema, millest võib-olla oleks tahtnud rääkida isegi paar kuud tagasi, kui tuli Eestis esimene suurem lumimaha, räägiti kohe talverehvide vahetusest ja nüüd on see suurem hurraa vist möödas, et inimestel talverehvid all on, aga räägime talvehooldusest natukene. Miks on nii, et ega Eesti inimene vist väga ennem ette asja peale jätkuvalt ei mõtle, vaid mõeldakse alles siis, kui asi käes on. Seda näitas ka talverehvide vahetus. Et kui nüüd talvise hoolduse peale mõelda, siis kuidas teil järjekorrad on? Kas inimesed mõtlevad selle peale? Tõsi ta on, et inimesed ei mõtle väga palju ette ja pigem pöördutakse siis, kui juba on tagajärjed käes. Ehk et kui me siin paar kuud tagasi rääkisime sügisesest hooldusest, siis kindlasti nüüd oleks paslik rääkida ka talvisest hooldusest. Sest tõsi ta on, nagu sa ka mainisid, et suure rehvivahetuse hurraaga keskenduti ainult sellele ja ülejäänud asjad jäeti unarusse. Ma ütlen ausalt, et ega Eesti inimesel ka minul pole nii palju raha, et ma mõtleksin eraldi sügishoolduse peale, kevadhoolduse peale, talvehoolduse peale. Et kas võib ka öelda, et kes sügisel ikkagi auto korralikult üle vaatas, sel talvel tegelikult ei tohiks väga palju probleemi olla? Tõsi ta on, probleeme kindlasti ei saa nagu ette ennetada. Samas kindlasti mõistlik ekspluatatsioon aitab hoida kokku edasisi kulutusi. Räägime talvise hoolduse põhipunktidest, et kui ikkagi mõelda suur lumi, suur tuisk, siis mis asjad üldse on, mille peale võib-olla kohe ei turgatagi, et võiks autol üle vaadata? Kindlasti kojamehed tuleks üle vaadata, endiselt on tulede korrashoid väga tähtis. Kindlasti tuleks üle vaadata, milline on meie sõiduki salong, kas on seal olemas vahendid näiteks, mis aitavad hoida niiskuste eemal. Ehk et me kõik teame siin nii-öelda vanarahva tarkuseid, kus kestakse panna ajalehti, matid alla ja nii edasi, siis tegelikult täna ei pea enam ise leiutama ja tuleb tulla lihtsalt kauplusesse ja leida endale professionaalsed vahendid juba niiskuse tõrjeks sõidukis. Mis see on? Mis aitab seda? Sest seda ajalehe juttu mati alla iga aasta kuulen kuskilt. Tegelikult on müügil olemas spetsiaalsed sellised niiskusimavad padjakesed, mida saab siis autosse panna ja mis teevad oma tööd siis selleks, et eemaldada niiskust sõidukist. Rääkides, mis talvel on vist inimeste jaoks igapäevane, see esiklaasi soojendamine ja jääst puhastamine. No uued autod on sedavõrd moodsad, et võib-olla soojendavad ise esiklaasi üles, aga kuidas sellega on, kas kraapida tohib või ei tohi? Kindlasti tohib ja kindlasti tuleb seda teha siiski mõistlikult, ehk et kui jääpuhastaja on juba kulunud ja vana, siis oleks mõistlik see vahetada uue vastu, sest et vana ja kulunud lihtsalt tõesti võib kahjustada esiklaasi. Ja kindlasti on mõistlik kasutada ka erinevaid jääsulatusvahendeid. Ehk siis professionaalselt mitte kindlasti visata peale keevat vett, vaid tõesti tulla kauplusesse, muretseda juba õige asi. Ei tea, kui palju meie televaatajad mäletavad, aga me oleme siin viimase aasta jooksul rääkinud akudest, et akut võiks laadida tegelikult päris mitu korda aastas, et auto aku seda vastupidavust parandada, aga tegelikult on see, et ega enne meie akut ei lae, kui on ju mure käes. Et mis soovitused sa annad, kui siin õuest juba tõesti 10 ja rohkem miinuskraadi on, kuidas selle aku tegelikult talitama peaks? No kui on tõesti olemas võimalus ise laadida kodus, siis peaks seda tegelikult tegema regulaarselt. Kui seda võimalust ei ole ja elatakse kortermajas, siis võtta lihtsalt tõesti nädalavahetusel kätte natukene pikem sõit pere peale ja sõita kuskil loodusesse ja tegelikult see juba aitab. See aitamine tähendab siis 100 kilomeetrit, 200 kilomeetrit, palju sõitma peaks? Tegelikult piisabki rahulikult 50–100, et tegelikult rohkem ei peagi üldse tegema. On veel mõni selline kiire näpunäide, mida võiks juba näiteks homme autoga teha? Homme võiks kindlasti sõiduki ära pesta sellest vahepealsest soolast, mis meil siin on olnud. Kindlasti mõelda värvkatte peale, mõistlik oleks ka tegelikult ära vahatada, sest praegult juba on õues külmem, kuivem, soola veel ei ole ja tegelikult valmistada siis värvkatte ette. Räägime teenindusest ka, et kui ikkagi inimene ise tõesti ei jõua tegeleda, elad paneelmajas, siis kuidas teie juures kõige lihtsam teaks, mis te ise siin teenindusest ette autoga? Kindlasti kontrollimegi üle põhipunktid, kojamehed, tuled, aku, jahutusvedelik, pidurvedelik kindlasti ja sellised põhitööd ja punktid. Ja kõigile, kes külastavad meie Kadakatee teenindust detsembrikuu jooksul, on meil kaasa panna ka väikene kingitus.